raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Re raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare pereraadios ja on pühapäeva hommikul 11. Meil on stuudios kaks vana stammi, Mart Helme, mina Martin Helme. Teeme siis kokkuvõtteid nädalast ja nädala sündmustest. Valimiste järgselt on siin mõned lood, rullivad edasi koalitsioonide moodustamised ja kuigi me juba seda oleme korra siin maininud, et peavoolumeedia üritab luua meil siin muljet või üritab luua sellist narratiivi kehtestada, et EKRE läks maru halvasti, siis fakt on see, et EKRE muudkui sõlmib aga koalitsioonileppeid üle terve Eesti oluliselt rohkem, kui need koalitsioonileppeid oli enne valimisi, hoolimata asjaolust, et meil on volikogudes veidi vähem saadikud, kui oli enne valimisi. Ja räägime natuke sellest ja ühtlasi sellega seoses ka taustaks, ega meil valimistulemused oli välja kuulutatud, et e-valimisi oleme me vaidlustanud Riigikohtus, korduslugemise keeldumist oleme me vaidlustanud Riigikohtus, selle Riigikohus lükkas tagasi meil, aga me vaidlustasime selle teist korda uuesti. Et see madin käib ka. Siis teise teemana räägime Tallinna haiglast, et selle pealkirja alla mahub hästi palju erinevaid asju, erinevaid huvisid, erinevaid sigadusi ja proovime neile pisut valgust heita. Ja meie kolmas teema on välismaalt. Trump käis Kaug-Idas, kõige põhilisemad kohtumised olid tal siis seal Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Hiinas. Räägime siis, miks ta seal käis, mida ta saavutada tahtis ja mida ta päriselt siis praeguseks saavutanud on. Aga alustame oma poliitmaastiku asjadega, et kes loeb uusi uudiseid, ehk siis Eesti kõige paremat uudistekanalit, kus päris asjadest räägitakse. See näeb, et meil tuleb iga päev mõnest Eesti otsast või rohkem kui mõnest, iga päev paarist-kolmest kohast lugu sellest, kuidas EKRE on koalitsioonis või saamas kohe koalitsiooni ja neid kohti on tõesti üle terve Eesti ja ma isegi, ma ei loetle siin täis nimekirja ette, sest paljudes kohtades alles ka läbirääkimised käivad, aga kõige suurem Eesti koht, kus me oleme koalitsioonis, on loomulikult Pärnu, see on ka maakonnakeskus. Teine suur maakonnakeskus, Eesti mõistes suur linn, on Kuressaare. Kui me lähme siis maakonnakeskuseid mööda edasi, Paide, me peame läbirääkimisi Põlvas, me saame maakonnakeskuses Viljandis, mis on ka Eesti mõistes suur. On kokku lepitud. Ja, et me saame seal koalitsiooni. Läbirääkimised käivad Ida-Viru maakonnakeskuses Jõhvis, suhtelist segane seis on praegu Valgas ja Võrus. Need on nüüd need maakonnakeskused või suuremad kohad Eestis, et selle ümber, palun väga Jõgeva, Põltsamaa, Luunja näiteks, ka Lääneranna, Mulgi, praktiliselt kõik omavalitsused Viljandimaal. Lääne-Nigula. Ja praktiliselt kõik pooled omavalitsused Jõgevamaal või Tartumaal. Neid kohti on meil hulga, Peipsi ääre näiteks, üle terve Eesti. Ja miks see tähtis on või miks me seda räägime, on kaks põhjust. Üks põhjus on see, et lihtsalt tuimalt valetab peavoolumeedia, kui ta ütleb, et meil on õudselt halvasti läinud. Igasugused poliitikaradarid ja igasugused poliitanalüüsid ja poliitanalüütikud, ega nemad ju keskenduvadki tegelikult põhiliselt sellele, mis tants käib meil Tartus või mis tants käib Tallinnas. Ja need on need kohad, kus valimiste suurvõitja, nagu teda tituleeritakse Isamaa, on ennast täiesti lolliks teinud, sõna otseses mõttes lolliks teinud. Ega tola pole loll, aga tola on ta ikkagi. See väljapressimise muster, mis Isamaad igal pool iseloomustab ja miks on Isamaa mitte igal pool, aga väga paljudes kohtades ka jäänud koalitsioonidest välja, on see, et nad oma praeguses tohutus üleolekus ja ülbuses kujutavad ette, et löövad jalaga ukse lahti ja nõuavad kõike. Nõuavad vallavanemat, nõuavad volikogu esimehe kohta, nõuavad komisjonide kohti, nõuavad mingisuguseid oma programmilisi seisukohtade ainuarvestamist. Samal ajal kui teiste seisukohti absoluutselt arvesse keeldutakse võtmast. Ja selle peale ütlevadki kõik teised, et kulla sõbrad, me teeme sulle kambakat, istu siis näpp suus ja vii omale valimislubadusi ellu. Tee siis see suur muutus, mida sa lubasid. Ei tee, sellepärast, et sa oled nii ülbe ja mängid ennast ise lollilt nurka. Ja nii on. Ma rõhutaks üle selle, mida minu meelest liiga harva rõhutatakse, et Tallinn pole Eesti.
jah, Tallinn on suur, Tallinn on tähtis, Tallinn on pool Eesti majandusest, Tallinn on 1/3 Riigikogu kohtadest tuleb Tallinna valimisringkondadest ja nii edasi, aga ikkagi sellest kõigest hoolimata Tallinn ei ole Eesti, et Tallinn on siiski üks 78 omavalitsusest Eestis ja tõepoolest üks nendest väga vähestest omavalitsustest Eestis, tõesti väga vähestest omavalitsustest Eestis, kus EKRE-l saadikuid ei ole ja loomulikult on see kaalukas ja loomulikult teeb see meile meelehärmi ja loomulikult on selle probleemiga meil vaja erakonnana tegeleda. Aga see varjutab või ma arvan, et meelega inimesed siis ei vaatagi mujale või teesklevad, et ei näe seda. Et me oleme erakond, kes on teisel kohal selle mõõdiku järgi, et meil on praktiliselt kõikides Eesti omavalitsustes erakonna esindaja volikogus olemas. Et Isamaal on umbes sama palju, võib-olla mõnes rohkem, aga mitte ühelgi teisel erakonnal ei ole nii paljudes Eesti omavalitsustes esindatust oma saadiku näol, kui on Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal. Ja see lihtsal põhjusel, et me panime praktiliselt kõikides omavalitsustes nimekirjad välja ja praktiliselt kõikides said need nimekirjad ka sisse. Peale Tallinna jäime välja veel 2-3 kohas, mõnes, ütleme Virumaal ja mingites sellistes kohtades nagu näiteks näiteks Kihnus oli meil ka üks kandidaat oli, aga Kihnus ta ei saanud sisse ja seega me ei saa ka seal midagi koaleeruda. Aga laias lastus me oleme igal pool sees ja kuna teised ei pannud oma nimekirjasid välja ligi lähedalegi nii suure haardega nagu meie, siis neil ei ole lootustki, et neil oleks ligi lähedale sama palju kohtades esindatust, mis tõttu, kuna me oleme igal pool olemas, oleme me ka väga paljudes kohtades koalitsiooni läbirääkimiste laua taga, sest me lihtsalt oleme olemas. Ja siin on see moment muidugi veel, et suur osa nendest inimestest, kes seekord saavad kuskile omavalitsustesse volikogudesse või ka vallavalitsustesse, linnavalitsustesse, saavad poliitkogemuse. Me anname oma aktiivile võimaluse poliitikas kaasa rääkida ja näha poliitika köögi poolt ja näha, et poliitikas loomulikult valimisprogrammid, lubadused ja loosungid on üks asi, nende realiseerimine on hoopis teine asi ja kuna me oleme väga paljudes kohtades just nimelt see kaalukeel oma mingi 2 või 3 või 4 saadikuga, oleneb siis volikogude suurustest ja valimistulemustest, siis tegelikult on meil õnnestunud oma mõne saadikuga olla mõjukamad, kui nii mõnigi tegelikult koalitsiooni moodustav nii-öelda suurem jõud, kas valimisliit või keegi teine. Et me oleme väga heas seisus tegelikult. Ma tahan veel seda öelda, et vaadake, head kuulajad, poliitika on sõda. Ja poliitika on äärmiselt dünaamiline ja sõda on ka äärmiselt dünaamiline. Kui me nüüd võtame niimoodi sõjalisest vaatevinklist, siis mis kaotuse me oleme sisse võtnud? Me ei ole mingit kaotust sisse võtnud. Ja me kaotasime ühe positsiooni, väga olulise positsiooni, see on Tallinn. Siin võeti meie hääled lihtsalt ära, tõsteti parempoolsetele, tõsteti Isamaale, tõsteti võib-olla tõenäoliselt ka sotsidele ja väga lihtsa põhjusega. Süvariik ei tahtnud, et meie Keskerakonnaga koalitsiooni moodustamaksime ja võim läheks ära nendelt nii-öelda valgetelt jõududelt. Head süvariigi inimesed, lõikasite näppu, nii nagu te kogu aeg endale jalga oskate tulitseda. Tulistasite ka seekord endale jalga. Ja ei saa kuidagi kokkuleppele, sest et Isamaa on lõhki. Isamaas on ühed, kes vihkavad neid parempoolseid, kes koosnevad ju suures osas nende juurest ära jooksnutest. Ja on teised, kes vihkavad, eriti kampsunid, need vanad isamaalased, kes vihkavad Keskerakonda. Lisaks sellele vihkavad Keskerakonda endised keskerakondlased, nüüdsed värsked isamaalased. Just, Jüri Ratasega eesotsas, eks ole. Siin ongi see, et arvasite, et teete jube toreda skeemi, lükkame EKRE pildilt välja, siis me saame ilusti asja kokku, nagu selles sarifilmis, kus need endised Vietnami veteranid päästavad inimesi. A-tiim, A-tiim. See sigarit suitsetav kolonel ütleb, et mulle meeldib, kui plaan teoks saab. Aga teie plaan ei saanud teoks. Ja te muidugi läbi ussi selle samuse saate selle plaani lõpuks teoks. Ühel või teisel moel. Aga missuguste tõrgetega ja missuguste kaotustega? Millise hinnaga, poliitilise hinnaga, et selles mõttes ma ka tunnen kaasa
Vot sa enne mõtlesid, et Isamaa on ennast Tallinnas ja Tartus lolliks teinud, minu meelest on ta oma valija lolliks teinud ja vot valijale ei meeldi, kui ta lolliks tehakse. Sest lubati muutust ja Tartus ju kohe visati rätik ringi. Kohe, samal ööl põhimõtteliselt anti alla, seal välja pressima ei hakatud mingil põhjusel, kuigi nad on tõesti väga oskuslikud oma positsiooni. Või lihtsal põhjusel. Tegelikult algusest peale Lukas ei soovinud linnapeaks hakata, sest see on tülikas, ta on ju mugav mehikene. Küll on mugav tiksuda siin Riigikogus ja aeg-ajalt natuke midagi mõmiseda kõnepuldist, mõni küsimus esitada aeg-ajalt ja tähtsat tarka nägu teha kultuurikomisjonis. Aga tegelikult ta ei viitsi ju. Linna juhtimine ei ole ju selline asi, et sa istud 2 kätt taskus seal laua taga ja ma ei tea, puhud seibi mulle taeva poole. Ma mäletan, kui me koos valitsuses olime, siis oli temaga ikkagi üks selline, kes kõige vähem viitsis valitsuse istungit üldse kohal käia. Ja mul jutt jäi pooleli selles suhtes, et mis kaotuse me sisse võtsime. Me ei võtnud mingit kaotust sisse. Me oleme sõjas tegutsenud väga oskuslikult ja sõjas loeb positsioonide võtmine. Meie oleme üle Eesti võtnud taktikaliselt terve hulga positsioone. Jah, ütleme, et on ju selge, et kõik need koalitsioonid 4 aastat vastu ei pea. Siis tulevad uued kombinatsioonid, aga meie oleme kaalukeel ikka. Nii et me oleme võtnud terve hulga positsioone, me saame terve hulga inimesi poliitikas tõsta tase kõrgemale oma oskuste kogemuste poolest ja valmistume rahulikult Riigikogu valimisteks, presidendi valimisteks, Europarlamendi valimisteks, mis kõik ees seisavad. 4 aasta pärast tulevateks kohalikeks. Ei ole siin midagi, kõik on hästi. Vahete vahel ongi vaja väikest raputust, et meil ka organisatsioon ja rohujuure tasand mugavustsoonist välja tuleks. Kõik need asjad on selles mõttes tõsi, et meil ei ole vaja muretseda selle pärast, et meil on kuidagi motivatsioon maas erakonnas või kuidagi inimesed on löödud, inimesed on pigem nördinud ja vihased selle peale, kuidas jälle e-valimistega meile ära tehti. Aga see ei räägi midagi meie inimeste võimekusest või meie organisatsioonilisest võimekusest. Ja e-valimistest paar sõna tuleks rääkida, et e-valimistega on ikkagi niimoodi, et mida me teeme siis praegu, et ma kindlasti nagu selge sõnumi saadan kõigile inimeste välja, et ei ole niimoodi, et midagi teha ei ole ja ongi ja elu lõpuni on see süsteem meie vastu ja ei luba meil võita, ei ole sugugi nii. Trumpi 2020. aasta valimisvõltsimiste järgne kõige olulisem otsus oli see, et ta läks 2024. aasta valimistesse, järgmistesse presidendivalimistesse, pidades kõige suuremaks prioriteediks valimiste võltsimiste vastast tegevust. Neil oli tuhandeid ja tuhandeid üksusi, mis hoolitsesid selle eest, et neid nii-öelda postiteel tehtavaid hääletusi ei saaks massiliselt võltsida, juurde trükkida, öösel juurde lisada kuskil 10 000 kaupa mingisugustes korrumpeerunud valimisjaoskondades. Ameerika valimissüsteemist me oleme siin palju rääkinud. Seal on ikkagi see süsteem on ülimalt võltsimine. Inimesed ei pea näitama dokumenti, kui nad hääletavad ja Kas meil oli praegu? Näitasid IT-kaarti ja siis kirjutati kuskile paberilipaka peale ja pange nüüd siia allkiri. Aga kuhu see paberilipakas pärast läks? Ei ole keegi kontrollinud. Mis sellest sai? Kui palju neid inimesi tegelikult bülletani valimiskasti panid lisaks veel nende samade ametnike poolt, kes vaatasid pärast, aga näed, meil on siin 1000 inimest selles valimisjaoskonnas jätnud valimata, et nüüd istume ja kribime kiiresti siia, võtame isikukoodid, on neil ju tegelikult kõik olemas. Kirjutame siia samasse paberilipaka peale isikukoodi ja siis täidame ilusti ühesaguse käekirjaga need vajalikud numbrid seal bülletani peale, viskame sisse ja ongi tehtud. Ja nii tehaksegi. Ka pabervalimise süsteem on Eestis läinud järjest rohkem ja rohkem lõdvaks. Eelvalimistega on ju suurepärased võimalused. Mitte keegi ei valva neid valimiskaste öösiti, mitte keegi ei kontrolli üle neid valimisnimekirju ja nii edasi. Aga mis mu jutu mõte on, et see ei tähenda, et me peaksime kuidagi meelt heitma ja ütlema, et asjal polegi mõtet ja meil polegi lootust. Vastupidi, plaan tuleb teha. Kuidas tulevikus jälle õigesti vastu hakata sellele, et üritatakse võltsida ja see tuleb teha proaktiivne plaan ja ennem kui valimised üldse algavad, tuleb hakata neid asju vaatlema, vaidlustama, oma inimesi õigetesse kohtadesse panema, õigeid eksperte juba varasemalt kokku üles otsima ja kokku leppima, et nad tulevad kohale välismaalt, sest et siseriiklikult meil neid eksperte, nad kõik töötavad kas kuskil riigiasutustes või kardavad neid riigiasutustes
riigiasutusi. Et see kõik tuleb ette valmistada ja tänu sellele, et Trump tegi seda kõike väga süstemaatiliselt, nii nagu ta kõiki asju teeb süstemaatiliselt, väga jõuliselt, ei õnnestunud 24. aasta valimisi ära võltsida, ta sai võimule ja mis nüüd vabariiklased teevad, nad on läinud jälle väga süstemaatiliselt siis nendesse demokraatlikesse piirkondadesse, nagu mingid Chicagod või Californiad või mingid taolised piirkonnad, kus on aastakümneid süstemaatiliselt tegeletud valimiste võltsimisega, alates sellest, et valimisnimekirjad on täis inimesi, kes seal olla ei tohiks. No surnud inimestest me oleme siin rääkinud, illegaalsetest immigrantidest me oleme rääkinud, sellest, et üks ja sama inimene on mitmes erinevas valimispiirkonnas kirjas ja saab seal hääletamas käia, sellest me oleme rääkinud, et kui sa selle kõik sealt ära puhastad, siis äkki demokraadid ei võidagi enam Illinoisis. Äkki demokraadid ei võidagi enam isegi Californias. Et kui sa selle kõik sealt välja roogid, siis on valimised on ausad ja vabariiklastel on hoopis suurem toetus tuleb välja. No ütlen ka, et meie jaoks kõige olulisem õppetund nendelt kohalikelt valimistelt on see, et me peame hakkama eelnevalt juba tööd tegema, et valimised oleks ausad, nii pabervalimised kui e-valimised. Ja praegu me oleme vaidlustanud neid e-valimisi mitme erineva nurga alt. Ühe kaebuse võttis Riigikohus vastu meilt, aga arutama veel hakanud ei ole. Teise kaebuse lükkas tagasi, see oli siis see kaebus, et me nõudsime valimiste e-hääletuse korduslugemist veel kord ja loomulikult leiti seal jälle mingisugune juriidiline ninanokkimise koht, kusjuures nii Riigikohus kui ka valimiskomisjon käituvad pidevalt ebajärjekindlalt, et me kaebasime valimiskomisjoni otsuse peale otse Riigikohtusse, mida on korduvalt tehtud ja mida Riigikohus on korduvalt aktsepteerinud, kuid puht justkui formaalselt oleksime me pidanud oma valimiskomisjoni otsuse vaidlustamise tegema uuesti valimiskomisjonile, kes saadab selle ise edasi Riigikohtusse. Mida on ka tehtud ja mis on ka, et nüüd meile Riigikohtusse läksime otse, nagu on tehtud varem ka ja nagu on ka lubatud varem teha, see lükati tagasi, öeldi, te tulite valest uksest. Läksime siis õigest uksest, vaatame, mis neil järgmine vabandus on, miks me ei tohi saa. No minu arvates on asi nüüd ikkagi jõudnud nii kaugele, et ei saa enam nende protseduuride kaudu edasi minna, tuleb minna edasi ka juba personaalsete süüdistuste ja personaalsete protseduuridega. Küsimus on ikkagi väga selgelt praegu selles, et valimiskomisjoni ja ka Riigikohtu ametnikud kuritarvitavad oma ametiseisundit. See on ametiseisundi kuritarvitamine, kui sa ei võta kaebusi vastu mingite formaaljuriidiliste põhjendustega. See on ametiseisundi kuritarvitamine. See ei ole hoolsuskohustuse täitmine. Ja siin tuleb vaadata ja vaatamegi, missugused paragrahvid kvalifitseeruvad, et neid ametnikke konkreetselt, ja need on nimedega ja isikukoodidega inimesed, kohtunikud ja valimiskomisjoni liikmed, keda saab anda kohtusse, kelle tegevus tuleb seada kahtluse alla sellest seisukohast, et nad ei ole täitnud oma hoolsuskohustust, mis on neile nende töökohustuste raames ette nähtud ja nad on kuritarvitanud oma ametiseisundit, mis on samuti paragrahvi alla minev asi. Ei saa olla niimoodi, et mingisugused kohtunikud ütlevad, et pühkige tagumikku oma paberiga, see meile korda ei lähe, mis sellest, et ka meie oleme korduvalt öelnud, et e-valimiste süsteemis on tõrkeid ja probleeme, mis tuleb korda teha, need on juba 10 aastat korda tegemata, aga sellest ei ole midagi, läheme asjaga edasi. Nad ju sisuliselt sellepärast lükkavadki meie kaebusi tagasi, et nad on varem öelnud, et nii teha ei tohi. Nüüd me läheme nende enda sõnadele viidates kaebusega valimiskomisjoni vastu ja ütleme, et Riigikohus on eelnevalt öelnud, et see, kuidas te käitusite, on seaduse vastane. Nüüd palun Riigikohus, tehke midagi ja selleks, et mitte teha midagi, lükkavad nad meie kaebuse tagasi. See on, ma istusin valimispäeval, menetlesime seda ühte meie kaebust e-valimiste vastu valimiskomisjonis ja ausalt öeldes ärritusin seal ja hakkasin nendega seal häält tõstma, mille peale mulle tehti märkus. Ja okei, ei ole vaja ärrituda, on vaja olla konkreetne ja sisuline, aga ajab ka vihale küll, kui valimiste korraldaja tegeleb ise valimiste võltsimisega. Kui valimisteenistus teeb kõiki asju niimoodi, et sa näed, et sealt ei saa tulla aus valimistulemus ja valimisteenistuse üle järelevalvet teostav valimiskomisjon teeb kõik endast oleneva, et aidata seda kinni mätsida. Ja siis valimiskomisjoni üle järelevalvet tegev Riigikohus teeb kõik endast oleneva, et mitte käsitleda seda kõike, vaid teeselda, et me oleme jälle lollid, me ei oska jälle kaebust kirjutada. See on
kõik nad osalevad riigipöördes, kui valimisi võltsitakse valimiste korraldaja poolt, siis see on riigipööre, noh. Kusjuures tuleb veel seda öelda, et mitte Mart Helme ega Martin Helme ei kirjuta siin oma konarliku käekirjaga kuskile paberilipaka peale seda kaebust, vaid see on korralikult vormistatud juristide poolt, kvalifitseerunud juristide poolt, advokaatide poolt, kellel on vastav kutse õigus olemas. Kes käivad kogu aeg riigikohtus. Ja käivad kogu aeg kohtutes ja riigikohtutes ja ei ole mingid eile sündinud. Nii et ei ole midagi seesugust, et te olete teinud siin mingisuguse paberi, mida ei saa tõsiselt võtta. Paberid on tehtud nii, et neid ei ole võimalik mitte tõsiselt võtta, aga näe, võetakse mitte tõsiselt. No kusjuures selles osas on veel eraldi seadus iseenesest näeb ette, et ma võin kirjutada põhimõtteliselt salvrätiku nurga peale oma kaebuse ja ikka tuleb menetleda. Panen oma allkirja alla ja ikka tuleb menetleda, sest et see on haldusmenetlus ja seda tuleb niimoodi võtta. Aga tuleb välja, et Eesti üks kõige kangemaid advokaadibüroosid, mis käib kogu aeg erinevates kohtutes, nii tsiviil-, haldus- kui kriminaalkohtutes, ei saa hakkama sellega, et no see on ju nali, see nali, kunagi me tegime Riigikogus vaata selle olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu e-valimiste teemal ja siis tuli Paul Keres ka Eesti üks kõvemaid advokaate, tuli sinna ja tegi statistikat, et see on nüüd mitu aastat tagasi, paar aastat tagasi, ütles, et kokku tema tuvastab, et alates e-valimiste tegemisest, e-valimiste nii-öelda väljamõtlemisest on Eestis riigikohtusse pöördutud 68 erineval korral kaebusega e-valimiste vastu ja 65 korral Riigikohus jättis need asjad arutamata. Erinevatel põhjustel, küll oli valest luugist tulnud avaldus, küll oli vale inimene teinud avalduse, küll oli valel päeval teinud avalduse, küll ei olnud kaebeõigust sellepärast, et see ei puudutanud teda ennast. Üliloominguliselt, üliandekalt või ülisüstemaatiliselt keeldub arutamast, keeldub. Ja siis need ülejäänud 3-4 korda või 4-5 korda, mis iganes see number on, mis nad on siis nagu tegelikult ka menetlusse võtnud. Saime, Märt Põder tegi kaebuse e-valimiste proovihääletamise eel, seadus ütleb selge sõnaga, ennem e-hääletuse proovihääletust tuleb avaldada kood, programmikood. Aga valimisteenistus ei avaldanud. Avaldas pärast seda või selle ajal, ma kuidagi niimoodi ühesõnaga rikkus, konkreetselt paragrahvi rikkus ja Riigikohus võttis menetluse vastu, seekord isegi võttis vastu, ütles õige inimene kaebas, õigel ajal kaebas, õiget asja kaebas ja ütles, et jah, rikuti seadust, käitus õigusvastaselt valimisteenistus, aga sellest ei järgne midagi, sest et selle koodi avaldamise aeg ei muuda midagi. Et ütles küll, et rikkus seadust, aga midagi ei juhtu. No mis tähendab seda, et kui... Ja õigusriik Eesti, Et kui kohtus ikkagi tuvastatakse protseduuri rikkumine, mingi tavalise asja arutamisel, siis see muudab ju kõik õigustühiseks. Aga näe, riiklikult kõige tähtsam asi, valimised, mille järelmina riiki hakatakse valima või valitsema või ka kohalikul omavalitsustasandil hakatakse juhtima. Ei, vaat selle puhul protseduurid võivad olla rikutud, vigased, täitmata, pole probleemi. Tõmbame selle pildi natukene laiemaks. Milles on probleem üldse Eestis? Eestis on probleem see, meil ei ole enam võimude lahusust. Meil on ühte sulanud poliitilis-ametkondlik kamarilja. Ja see kamarilja seisab hambad ristis ükskõik missugusi vahendeid kasutades oma võimu monopoli eest. Ja miks nad seisavad? Sellepärast, et kõik nad on korrumpeerunud. Korruptsiooni palun mitte võtta nüüd sellest seisukohast, et keegi saab kogu aeg raha. Paljud saavad raha. Sellest samast riigi eelarvest varastatakse 2 käega. Uhatakse küll tuuleparkidele, küll mingisugustele, ma ei tea veel, mis asjapulkadele ja kõikidele, väga paljud saavad ehitusfirmad. Igasugused detailplaneeringute eest tuleb raha ringiga tagasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga küsimus on ka moraalses korruptsioonis, moraalses ja institutsionaalses korruptsioonis ja see on Eestis täiesti endeemiline, epideemiline, mida kõike, et kogu riik, kogu see kamarilja, kogu see kartell on absoluutselt korrumpeerunud. Alates kõikidest nendest meie eriteenistustest ja lõpetades selle samase Riigikohtu ja ka presidendiga, kes kuulutavad välja asju, mis on selgelt põhiseadusega vastuolus ja panevad silmad kinni asjade puhul, millede puhul nad peaksid põhiseaduse kohaselt
saba peal püsti seisma ja ütlema, et stop, sekundi pealt lõpetame ära. Jah, aga noh, see ei saa lõputult kesta, et see korruptsioon, mina ka arvan, et see on nagu korruptsioon on endeemiline meil Eestis, aga et see minu meelest ja noh, see ei ole lootusetu, ma tulen tagasi selle juurde, et see kõik ei ole lootusetu, et mul puudub eriline optimism, et Riigikohus nii-öelda mõistab meie kasuks, isegi kui ta võtab lõpuks mõne meie kaebuse menetlusse, siis noh, ütleme muster või varasem kogemus näitab, et ega ta e-valimisi ju ei ründa. Mida me nende kaebustega teeme, on see, et me näitame avalikkusele, et need e-valimised on pettus läbi ja läbi mäda, igast otsast mäda. Ja see on olnud tõhus. 23. aasta e-valimiste pettuse üle jauramine, millega me tegelesime, vaatlejate toomine välismaalt, OSCE kutsumine välismaalt, nende konkreetsete vigade välja toomine, ära tõestamine, IT-alaselt lahti seletamine, mida me oleme teinud 2 aastat Eestis, on mõjunud. Esimest korda Eesti ajaloos alates e-valimiste kehtima panemisest vähenes e-hääletajate hulk Eestis siis valimisaktiivsete hulgas. Kusjuures siingi ma arvan, et see vähenemine oli palju suurem, sest et mul ei ole mingit kahtlust ja kuni nad ei võimalda meil üle lugeda ja läbi kontrollida, ei saa nad meile ka öelda, et see kõik on jama. Nemad ei ole tõestanud meile, et e-valimised on olnud ausad. Mul ei ole mingit kahtlust, et e-hääli tõsteti kulbi või kalluriga juurde nii-öelda progressiivsetele jõududele. Kui me vaatame 2017-2021 aasta kohaliku valimiste aktiivsust, valimisaktiivsus oli alla 55%, 54 midagi protsenti oli. Ja nüüd oli 60%. See 60% oli pärast seda, kui meil vähendati 70 000 inimese võrra valijate hulka ehk need mittekodanikud, võõrriikide kodanikud, venelased, valgevenelased, kellelt me siin kõigilt valimisõiguse ära võtsime, eks ole, kevadel. Need ei saanud, need oli 70 000 Eestis, üle 70 000. Nende valimisaktiivsus oli umbes 50%, need, ütleme siis üle 30 000 inimese jäi valimistel välja tulemata lihtsalt sellepärast, et neil enam ei olnud valimisõigus. Ja nüüd nad väidavad, et valijate hulk vähenes, valimisaktiivsus hüppas ja ennäe imet, mingid valimisliidud, sotsid, parempoolsed said müstilistes kogustes e-hääli, võtame Tallinna ringkonnad ette, refikad, sotsid, parempoolsed saavad kõik vahemikus seal 70-80% nende häältest on e-hääled. Paberhääli on näpu otsaga mõni 100 ja siis on mitu tuhat e-häält. Läheme skaala teise otsa, EKRE kandidaadid, e-hääli mõni 10%. Ülejäänud on kõik paberhääle. Ja nüüd kuhu me oleme välja jõudnud siis, kuhu me edasi välja jõuame, miks ma ütlen, et kõik see ei ole üldse lootusetu. Minu meelest me selgelt liigume seda teed, et normaalsed inimesed, terve mõistusega inimesed ehk konservatiivid on aru saanud, kogu see e-värk on üks suur pettus ja lähevad valimistel paberiga hääletama, nii nagu meie üleskutse oli, vali paberil, vali õigel päeval. Progressiivid, nemad, mina usun teadust, mina usun Veerpalut, mina usun, ma ei tea keda, mida kõike veel, eks ole. Mina usun, et maskid aitavad viiruse vastu. Need inimesed lähevad rindkummis enda nii-öelda selliseks vooruslikkuse tõestamiseks, lähevad elektrooniliselt hääletama, lähevadki elektrooniliselt hääletama ja juhtub, valimissüsteem muutub binaarseks. Ühes otsas on konservatiivid, kes hääletavad paberiga, teises otsas on liberaalid, kes hääletavad elektrooniliselt. Kõik meie saame oma häälet paberil, kõik nemad saavadki oma hääled elektrooniliselt ja elektroonilises otsas on võimalik hääli juurde kirjutada. Aga meilt enam vähemaks ei saa kirjutada, pole enam võtta varsti. Aga juurde ka ei ole lõputult võimalik kirjutada, valimisaktiivsus ei saa tõusta 70 peale või 80 peale, see lihtsalt mitte keegi ei usu seda enam. Pettuse ruum aina aheneb neil ja kui me seda pettust ka järjest ja järjest paljastame, siis ühel hetkel see pettuse süsteem laguneb neil ära. Ja see on see, mille nimel me töötame, see on see, mille pärast me kogu aeg neid kaebuseid teeme ja miks me kogu aeg neid vaatlejaid nõuame ja millega me jätkame. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja me rääkisime juba endeemilisest korruptsioonist ja on üks projekt, mille alla mahub igasuguseid sigadusi. Selle projekti nimi on Tallinna Haigla
kui me valitsus olime, siis me tegelikult toetasime seda Tallinna Haigla projekti. Aga siin on olulised nüansid, millest tuleb rääkida, et Tallinna Haigla oleks pidanud meie ettekujutuses olema 3. suur haigla Tartu Ülikooli kliinikumi ja Põhja-Eesti regionaalhaigla kõrval. Ta oleks põhimõtteliselt enda sisse ütleme siis kopteerinud Ida-Tallinna haigla erinevaid tükke ja siis veel mingisuguseid osasid juurde, et meil oleks Eestis tekkinud juurde praeguse 2 suure ja väga kõrgetasemelise haigla kompleksi kõrval veel 3, et tekitada juurde konkurentsi haiglate vahel, mis annab parema valiku nii patsientidele kui ka arstidele. No ei meeldi üks töökeskkond, lähen teise. Aga täna on Eestis niimoodi, et kui üks ei meeldi, siis teises ka sul ei ole asu, siis ongi kõik, mine ära Soome tööle. Et me oleksime tekitanud seda ja meil oli eelarveline plaan oli selles mõttes hästi läbimõeldud, et sellel hetkel oli võimalik Euroopa Liidu rahasid kasutada suurusjärgus 350 miljonit ja sellel hetkel oli selle haigla kogumaksumus suurusjärgus 500 miljonit. Ehk siis Eesti maksumaksja oleks pidanud sinna panema kusagil 150 miljonit. Noh, kui me nüüd siia kõrvale mõtleme, kuhu kõikjale läheb Eesti maksumaksja raha, Rail Balticut miljardeid, neid samuseid kaitsetööstust miljardeid, see paganama tuulikutööstus miljardeid, et see 150 miljonit, kusjuures pikema perioodi jooksul, mitte 1 aasta jooksul, see oleks olnud meie jaoks täiesti taskukohane asi ja me oleks saanud väga suure, väga ilusa ja väga moodsa ja Eesti meditsiinimaastiku parandava asja. No see munati kohe ära, kui valitsuse vahetus toimus, tuli võimule, eks ole, Kaja Kallas ja Ratas ja kohe keerati see projekt tuksi. Ja nüüd on see asi läinud halvast halvemaks. Ja nüüd räägitakse meil sellest, et see Tallinna haiglast justkui peaks saama Eesti ainus haigla ühest küljest, et paneme Tartu kinni või Tartu jääb filiaaliks ja paneme PERHi sinna sisse, et kõik tehakse, tsentraliseeritakse, monopoliseeritakse ära. Kulud on kasvanud 2-kordseks, me räägime siin juba 800 miljonist ja enam ei anta sinna Euroopa raha, et see kõik on minu meelest täiesti tuksi läinud. Ja no see on täiesti korruptiivne ja nagu me vaatame, mis jutud juba käivad siin kõrval, et paneme kinni arstiteaduskonna Tartus, Tartu Ülikoolis ja toome siis arstid siia Tallinnasse ka stažeerima ja kui me arstiteaduskonna kinni paneme, siis Tartu Ülikooli kliinikum, see on, ta jääb hingitsema. Ta jääb hingitsema ja Tartu Ülikool kaotab võib-olla, et ühe kõige kaalukama osa kogu oma teadustööst ja kogu oma ühiskonna vajadusi rahuldavast tegevusest. Sellepärast, et ega siis ainult ei ole ju konkreetne arstide koolitamine. Ega arstid on ka väga erinevad. Seal on alates igasugustest sisehaiguste arstidest lõpetades, ma ei tea, silma, kõrva, kurgu spetsialistidega, igasuguste maohaiguste spetsialistidega. See kõik hargneb laiali ja kõige selle jaoks on Tartu Ülikooli kliinikumis väljaõpetamise, stažeerimise, praktiseerimise võimalused, mis peab tulema siis Tallinna. Ja kujutage ette, et need inimesed hakkavadki siis sõitma, ma ei tea, Tallinna vahet või tulevad üldse ära Tallinnasse. See tähendab, siin on vaja välja ehitada siis ka nende üliõpilaste jaoks mingisugused, ma ei tea, linnakud, mis iganes. Kõigepealt peab mõni Tallinna Ülikool tekitama endale üldse pädevuse arste õpetada ja mis on, ma ei tea, 10 aastat ülesehitamistööd. Ma ei kujuta ette, et seda oleks niimoodi võimalik, et sa tõstad selle nii-öelda Tartu teaduskonna Tallinnasse kuhugi mõne ülikooli hõlma alla. No see on kõik absurdno. Ma tahtsin veel seda öelda, aga peale selle, kogu selle arstindusega seoses on ju seal igasugused bioloogilised uurimused ja sanitaar, ma ei tea, seal on, see on nii mitmekihiline. See ei ole lihtsalt see, et hakkame arste õpetama Tallinnas. Ainult ideoloogilised põmbead ja korruptandid võivad sellise asja peale tulla ja mõtleme Tartu tuleviku peale, Tartu kui linna tuleviku peale. See annab Tartu linnale väga tõsise tagasilöögi. Seepärast ei ole ka midagi imekstada panna seda, kui siin on nüüd 2 erakonda, mis on oma seestpoolt lõhki sellega, Reformierakond ja Isamaa. Et reformierakondlased ja isamaalased Tartus ütlevad, et üle meie laiba ja Tallinnas ütlevad need samad isamaalased ja reformierakondlased, ei, toome Tallinna. Ja siis mõtleme ka veel selle peale, et aga mis me siis teeme nende ülejäänud haiglatega, Lääne-Tallinna keskhaigla paneme kinni või kõik paneme kinni ja
Tallinna linna liikluse keerame ka kinni, et kuskilt Nõmmelt Lasnamäele, kus on umbes 20-25 kilomeetrit vaja sõita, läbi ummikus oleva linna. Vähemalt tunni aega sõidad. See ei ole ju normaalne jutt kõik. Jaa, no ma ütlen, et põhjus, miks see asi on minu meelest nii hapuks läinud, on see, et sellest Tallinna haiglast on saanud mingisugune monstrum, mis ta algselt ei pidanud olema. Tallinna haigla pidi algselt olema sama, nagu me rääkisime, et algne idee oli korjata kokku Ida-Tallinna haigla ja Lääne-Tallinna haigla, panna ta siis üheks Tallinna haiglaks, tõsta need erinevad linna mööda laiali olevad haiglate majad, mis meil on, suurem osa neist vähemalt siis sinna uude moodsasse hoonete kompleksi, mis on seal laululava taga, ütleme seal Lasnamäe serva peal, logistiliselt ja siis nii-öelda Tallinna läänepoolset osasse ja PERH oma Mustamäe suure korpusega, mis on tõesti väga kõrgel tasemel, ütleme siis teaduslikul või arstiteaduslikul, arstitehnilisel tasemel, eks ole, ja tehnilisel tasemel ja siis teine samasugune suur, mis jääb siis teenindama teist suurt osa Tallinnast ja siis seda tagaala, mis seal on. Aga nüüd on sellest saanud mingisugune täiesti muu asi, nüüd tahetakse PERH sinna sisse uputada, siis Tartu Ülikooli Kliinikum sinna sisse uputada, loomulikult need kõik need Ida-Tallinnad, Lääne-Tallinnad, võib-olla otsapidi veel ka Rakvere haigla ja ma ei tea, Haapsalu haigla ja veel Pärnu haigla, kõik lükatakse ühte suurde kokku, sest optimeerime. See on nii eluvõõras ja nii laastavat kahju tekitav kogu Eesti meditsiini maastikule ja mis ma tahan nagu rõhutada eraldi, see on patsiendivaenulik, üdini patsiendivaenulik ja üdini arstivaenulik. No optimeerimine on juba toimunud suures osas, meenutame seda, kui me olime siin kas ülemöödunud Riigikogu koosseisus või kui oli ju sõda, et pandi kinni sünnitusosakondi, kus nad panid kinni seal Valgas, Võrus. Valgad, Põlvad, Põlvas. Et no ja nüüd ongi nii, et tassitakse ja nii mõnigi väga turvaline sünnitus on toimunud eraautos, mis viib naist sünnitama Tartusse või kuskile mujale. Ja mul on endal olnud kogemus Haapsalu haiglaga, suur majakolakas, eks ole, ja oli ükskord öisel ajal vaja kiiresti minna arsti juurde, sõitsime kohale, klopime seal ühe ukse taga, teise ukse taga, lõpuks tuleb üks unine naisterahvas, teeb ukse lahti, küsib seda ebasõbralikult, et enam-vähem niimoodi, et mis teil siia asja oli. Siis otsitakse kuskilt unine arst üles, kes on ka mingisuguse teise eriala arst ja lihtsalt Tallinnast sõitnud sinna, et oma valvetunnid ära teha. No siis arst vaatab peale, ütleb, ei sellist häda teil küll ei ole, nagu teie arvate. Ja ühesõnaga, see ei ole ju arstiabi, sõbrad. See ei ole ju arstiabi. Seal ei ole, küsisime, aga kas siis seda röntgenit ei saa teha või? Ei, röntgeni, mis me peame hakkama teda linna pealt otsima, et ta tuleb tööle alles üle homme, et ainult nendel päevadel nädalas on meil siin röntgen töötab või nendel tundidel päevas, ma täpselt ei mäleta. Nendel päevadel ei tohi murda ennast. Et ei praegu ei saa siin mingit röntgenit. Ja nii ongi, iga kord, kui ma Läänemaale sõidan, tuleb mulle vastu mõni vilkuritega kiirabi auto, mis toob sealt Haapsalust või Läänemaalt patsiente Tallinnasse. Iga kord, kui ma Läänemaalt Tallinna poole sõidan, tuleb sealt mingisugused patsiendid ära toonud kiirabi auto mulle vastu. Iga jumala kord sõidab mulle vastu mõni kiirabi auto, mõelge nüüd ise, missugune ressursi kulu see on või mis optimeerimine see on. See optimeerimine on inimeste tervise ja tegelikult ka arstide stabiilse, rahuliku, igapäevase töökeskkonna arvel. No minu meelest me oleme selgelt sellel kursil praegu ja see ei ole nagu paratamatu. Ei ole paratamatu, aga meil on valdkonna kaupa, kus on, kriis on täiesti karjuv, kriiskav. Haridusmaastikul on meil kriiskav kriis, aga siis nende koolide sulgemine toimub sellepärast, et valesti on süsteem üles ehitatud, laste rahastamismudel, koolide rahastamismudel, valesti on üles ehitatud ja paika pandud õpetajate koormused, kõik on valesti. Sellepärast, et kamp enda kõhu alla raha kaapivaid ametnikke ja siis see nii-öelda haridusmafia, kes meil on, kes istuvad ja on teinud 10 erinevad MTÜ'd ja mingisuguseid nõustamisasutusi ja pool seda harnosid ja asju.
need kaabivad kõik raha enda kõhu alla ja siis no koolide jaoks raha ei jätku ja koolidele on pandud sellised kohustused, mille jaoks niikuinii raha ei jätku. Ja no ja siis meil on täielik kriis hariduses. Samamoodi on meil kriis meditsiinis. Ja miks on kriis meditsiinis? Sest et süsteem on valesti üles ehitatud. Kõigil on halb, patsiendil on halb, arstil on halb, arsti õel või noh, sellel abipersonalil on halb, aga hea on nendel, kes peavad haiglaid ja müüvad aparaate ja rohtusid. Ehk need, kes saavad raha ilma midagi eriti tegemata, noh ilma nagu inimesi otseselt ravimata. Aparaadid, ravimid, preparaadid, aparaadid ja ehitajad, vot nendel on hea, kõigil teistel on halb. Ja kui me nüüd lähme edasi seda teed, mida see Tallinna haigla tahetakse nii-öelda lahendada seda kriisi, seda süvendades, seda asja, täpselt neid lahendusi veel rohkem tehes, mis meid juba on kriisi viinud. Ja no seda ei tohi teha lihtsalt. No kui meil oli valimiskampaania, siis Pärnus, mina ju kandideerisin Pärnus, oli juttu ka samast tervishoiust ja mina ütlesin seal välja, et meie linnavalitsuses ja nüüd me oleme linnavalitsuses, hakkame raudselt seisma selle eest, et Pärnu haigla muutuks täiskomplekti diagnostika ja ravivõimalusi pakkuvaks haiglaks. Mitte niimoodi, et sealt tuleb ära saata inimesed Tartusse või Tallinnasse, sest seda spetsialisti meil ei ole, seda aparaati meil ei ole, seda analüüside tegemise võimalust meil ei ole. Minge kannatage või minge Tallinnasse või Tartusse. Kui siis tuleb inimene, kes on veel vanem inimene, kes peab ühistranspordiga, sest auto on meil ju saatanast, mingid idioodid kirjutasid kuskil sotsiaalmeedias, kuidas meie hulgas kihutavad ringi 2 tonni kaaluvad tapamasinad. Idioodid, täielikud idioodid. Ühesõnaga, et auto on meil ju ka saatanast, inimene sõidab bussiga, vanem inimene Tallinna, ta ei tea, kuhu ta siin minema peab, kas ta peab Lääne-Tallinna keskhaiglasse minema, kas ta peab keskhaiglasse minema, kas ta peab minema PERH-i, kuhu ta üldse minema peab ta minema mingisse kliinikumi. Ja kui ta läheb, siis ta saab vene keeles seal vastuse, see on Tallinna eripära. Võtab numbri kõigepealt, et registratuuris sabas seista. Siis saab ta sealt öeldakse, et minge sinna kabinetti, siis ta läheb, võtab numbri ja seisab seal kabinetis. Siis seal on arst, kes küsib, kas sul saatekiri on, siis selgub, et saatekirja tal ei ole. Kas sa perearsti juures oled käinud? Ei, mul polegi perearsti. Ja võt, kogu see bürokraatlik süsteem lihtsalt hävitab kogu seda tervishoiuteenust. See süsteem ise ongi valesti üles ehitatud, aga mitte kogemata, sest et on olemas väike seltskond inimesi, kes saavad 100 miljoneid eurosid, kuhu voolab see raha ja elavad väga priskelt, et noh, see süsteem, süsteemiga on vaja tegeleda, mitte kakelda selle üle, kas Tallinna haigla tuleb või ei tule, ega Tallinna haigla tulemine iseenesest ei ole halb asi, aga ta peab tulema õigel viisil ja praegu tehakse täpselt valel viisil seda. Nii et noh, see on see, millega noh, minu meelest need inimesed hakkama, ma ei saa Pärnu haigla kohta nii palju, mul oli, noh, suvel oli üks sugulane, ka vanem inimene, kes siis päeval oli terviserikke ja tuli kiirabi järgi, noh, 60 kilti Pärnust eemal, kiirabi tuli järgi, viidid Pärnusse, tehti kõik asjad ära, kontrolliti üle, noh, saadi ajutine lahendus ära, aga öeldi, et sa pead üsna kiiresti minema oma kodukohas oma pärisarstide juurde või noh, nende spetsialistide juurde ja kell 11 õhtul tõsteti haigla ukse taha. Et ega meie teiega midagi rohkem teha ei saa, kell 11 õhtul ühistransportigi enam ei ole. Et see, kus ta tuli, tal kiirabi viis minema 60 kilomeetri kauguselt, ta ei olnud autogagi. Et noh, mina ei tea, võta takso, võta hotell, tee mis tahad. Et noh, see on päris karm, mis toimub. Ja, aga sellega on vaja tegeleda ja paneme püsti positiivse programmi. Kogu meditsiinimafia tuleb laiali peksta ja asendada ikkagi südametunnistusega inimestega, kes ei mõtle ainult raha peale, mida on võimalik meditsiinisüsteemi kaudu endale kraapida kokku, vaid mõtleb inimeste peale. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate viimane tükk meil tavaliselt on välisteemad, sest et ega teil Eesti meediast ei õnnestu välisteemadel saada midagi asjalikku, parimal juhul propagandat, halvimal juhul
noh, lihtsalt mingisugust valetamist. Trump on üsna aktiivne välispoliitikas olnud, ta on ka muidugi üliaktiivne sisepoliitikas olnud, et sisepoliitikast võib-olla praegu ärme räägi. Aga välispoliitikas tal oli äsja, mõni nädal tagasi me rääkisime sellest ka siin saates, siis Lähis-Ida ringturnee, kus ta tegi Gaza rahu, mis küll väga vaevaliselt peab, aga peab siiski praegu. Ma selgitan natuke inimestele. Inimestel on selline ettekujutus, on üks kompaktne asi nimega Hamas. Hamas ei ole kompaktne asi. Hamas on võrgustik. Ja seal ei ole väga selget võimu ja käsuliini vertikaali. Eriti arvestades seda, et juudid on suure osa nende juhtidest ära tapnud. Ja see tähendabki seda, et kui Trump tegi nii-öelda rahu ja Hamas ütles, et ta vabastab pantvangid, siis see Hamasi rühmitus või need rühmitused, kelle käes need pantvangid olid, lasid need pantvangid tõesti minema. Aga ega Hamasi allkirja sellel rahulepingul või lepingul ei ole. Sellepärast, et Hamasil ei olegi praegu sellist, ma ei tea, peastaapi või asja, millel oleks kogu Hamasi võrgustiku volitused, et see allkiri sinna panna. Ja see ongi nüüd see, et mingisugused Hamasi kõrilõikajad provotseerivad ikka edasi ja selle tulemus on see, et Netanyahule vaatab Iisraeli rahvas otsa ja loomulikult ka opositsioon ütleb, sa tegid ju rahu. Aga kus see rahu on? Ja Netanyahul ei jää midagi muud üle, kui öelda lennuväele, et minge ja pange üks pauk ära. Ja, aga see on see Lähis-Ida asi, et mis oli Trumpi Lähis-Ida tuuri tegelik eesmärk, me korra ka siin rääkisime, või mitte tegelik, aga üks olulised eesmärke oli saada siis need suured ja rikkad Araabia riigid, nii-öelda Ameerika leeri või Ameerika poolele vaidluses Hiina ja Venemaaga ja seda ta minu meelest seal siiski suhteliselt edukalt saavutas. Nüüd pärast natukene Iisraeli hinnaga, sellepärast et Iisraelile anti selle sobingu tulemusena araablaste nõudmisel käsk jätke see läänekallas rahule. Ja hambaid kiristades Netanyahu on sunnitud seal tagasi tõmbama. Ja, mis muide lükkab ümber selle tavapärase suhteliselt mõttelaisa hüüatuse, et ameeriklased teenivad alati juutide eesmärke või juutide huve. Praegu me minu meelest näeme väga selgelt, et Trump on täpselt see, mis ta ütles, America first. Tema ajab Ameerika asja. Ta on suhtub sõbralikult Iisraeli, aga kui Iisraeli huvid ja Ameerika huvid on konfliktis, siis ta ajab Ameerika asja. Netanyahu on päris õnnetusele üle kohati olnud. No ta on tige. Ja, aga nüüd lähme tema siis pärast Lähis-Ida tuuri, läks Trump, tegi väikse teepausi ja läks Kaugidasse. Et Lähis-Ida, me Eestis kasutame sõna Lähis-Ida, inglise keeles kasutatakse sõna Middle East, sellepärast et veel Near East, eks ole, inglisekeelses kartoloogias traditsioonis oli siis ütleme see, põhimõtteliselt see, mis tänapäeva Türgi ots on seal siis Vahemere ranniku Bosporuse poolne ots. Et see oli siis see nende inglaste jaoks Lähis-Ida ja siis oli keskmine osa, mis oli ütleme see Mesopotaamia poolne osa ja siis Kaug-Ida on juba Indiad, Hiinad, Jaapanid. Aga meie jaoks on see kõik üks Lähis-Ida, alates Bosporusest lõpetades Pakistaniga kusagil seal ja edasi tuleb Kaug-Ida ja inglaste jaoks on vastupidi. Kõik, mis algab sealt Türgist ja läheb edasi kuni sinna, ma ei tea, Himalajateni, on siis Kesk-Ida ehk Middle East. Nii, Trump käis Jaapanis, käis Lõuna-Koreas, ma juba teist korda ütlen Põhja-Korea ja käis lõpuks sai kokku ka Xi Jinping. Ja asjaolu ise enesest minu meelest, et ta Hiina liidriga kokku sai, on minu meelest väga suure kaaluga asi, seal on ütleme, vaataja silmades on ilu, et kas see oli mingi läbimurre või ei olnud läbimurre, millelegi otseselt alla ei kirjutatud, hiinlased ei olnud nõus ja me ei tea, kui palju Trump neid ka pressis selles osas, ei olnud nõus lõpetama siis nafta ja gaasi ostmist venelastelt, küll aga olid nad nõus alustama siis ettevalmistusi selleks, et osta tulevikus naftat ja gaasi ka ameeriklastelt. Ega see ei olegi nii lihtne, et täna lülitan välja venelastelt enam ei võta ja hakkan ameeriklastelt võtma, et see logistika ümberseadmine on väga mahukas ja väga raskesti tehtav, kas või torujuhtmeid, sa ei pane mõne kuuga, isegi mõne aastaga ei pruugi torujuhtmeid saada maha panna, tankeritega on lihtsam, need on mobiilsemad. Hiina majanduse suurust arvestades, ega Hiina on väga energiaressursi poolest vaene riik.
ja tal endal peale põlevkivi suurt midagi ei ole. Ja noh, põlevkiviks on ka üks asi meie võiksime vabalt oma põlevkiviga kogu. Neil on kivisüsi. Põlevkivi on neil ja me võiksime oma Eesti vajadused odava põlevkivi energeetikaga katta 1000%. Enda omad, Läti omad, Leedu omad, Soome omad poleks probleemi. Aga Hiina jaoks muidugi jääb sellest väheks. Ja hiinlased on ju pannud ka, ma ei mäleta kumbale suurele jõele, vist Yangtzeele, tohutud tammi ehitanud, see oli see 3 jõe, seal mingid lisajõed ühinevad ka. 3 jõe programm, mis neil oli kuskil nullindatel ja nüüd on see valmis ehitatud, see annab neile ka muidugi mingit energeetilist ressurssi, aga see on kõik ebapiisav. See on kõik ebapiisav ja arvestades ka seda, et Hiina ei ole mingisugune taskurätiku suurune maalapikene, vaid ta on tohutu suur, ta on ikkagi maailma suuruselt 3. riik vist territooriumi poolest. 2. või 3. Ja arvestades seda, et suur osa sellest riigi territooriumist on väga ebasõbralik inimasustusele, tohutud kõrbe- ja mäestiku territooriumid, kuhu on väga kulukas rajada kõikvõimalikku infrastruktuuri, siis loomulikult on hiinlased huvitatud sellest, et nende eelisarenenud rannikualad saaksid merd mööda võimalikult odavat ja võimalikult palju energeetilist ressurssi, sest tööstus asub põhiliselt seal. Ja loomulikult ütlevad nad ameeriklastele, pole probleemi. Venelastelt me ostame edasi, seda te meile keelata ei saa, aga me oleme valmis teiega kokku leppima ka selles, et Ameerika saab meile müüa. Ja no Trump on suur müügimees, noh siis Lõuna-Koreas leppis kokku sõjaalases koostöös, Lõuna-Korealased lubasid osta ameeriklastelt tuumaallveelaevu, seal tohutuid suuri investeeringuid Ameerikasse teha, no Lõuna-Korea on tipptehnoloogiline areng, eks ole, IT ja kiibi tootmine ja kõik see. Tegi ka kokkuleppeid jaapanlastega, nii Jaapanis kui Lõuna-Koreas siis kaubanduslepped on sellised, et vähendati tolle oluliselt, aga noh, Ameerika jättis need nii-öelda baaskaitsetollid 15% alles, aga noh, neid vähendati kaubaliikide kaupa ja noh, selles mõttes Trump tegi täpselt seda, mis ta ütles, kõigepealt keeras nii-öelda vindi peale, ütles, et kui te meiega kokkulepet ei tee meie tingimustel, siis maksate nii, et seda nägu olete ja siis, kui see oli hakanud haiget tegema, siis läks kohale, ütles, et okei, võtame suurema osa tollidest maha ja nüüd saame normaalselt kauplema hakata ja nii on ta läinud mitmel pool või noh, enamikes kohtades sama ju tegi ka Euroopa Liidule. Hiinaga olid need tollid noh ikkagi noh kõige kõrgemad üldse ja Hiina tollidest ta võttis ainult väikese jupikese maha ja võttis teatud kaupadele võeti, teatud kaubaliikidele võeti ja mina ütleksin, et üks nagu olulisemaid, mis nad seal kokku leppisid, olid siis nende haruldaste muldmetallide või pooljuhtide kaubitsemise edasi jätkamine, sest et see on väga kõvasti praegu hiinlastel on see nende käpa all see kogu see tootmine maailmas. Ameeriklased seda väga vajavad ja nad ka ei ole võimelised kohe ümber lülituma, kohe ise hakkama tootma, kohe teisi allikaid leidma. Et selleks võtab neil ikka mitu aastat aega ja noh, see oli see koht, kus hiinlased said neid pigistada, et seal nad tegid ka kokkuleppe. Aga minu meelest üks kõige olulisem lause, mis või noh, kõige olulisem aspekt, mis seal oli, noh, Ameerika uudised ütlevad, et kõige rohkem aega kulus Ukraina teemal rääkimisele. No ilmselt mitte ainult Ukraina teemal, vaid Venemaa teemal rääkimisele. Et ei lõpeta hiinlased ära venelaste toetamist majanduslikus mõttes ja Trump ütles, et tundub, et need kaks osapoolt on nii kõvasti sisse kaevunud ja tahavad nii väga võidelda, et me ei suuda neid lahutada, et me ei suuda neile rahu peale suruda, las nad siis võitlevad. Ja noh, see minu meelest on hästi märgiline lause. No see märgiline lause tähendab sisuliselt seda, et ameeriklased vaatavad kõrvale, kui venelased edasi liiguvad. Ukraina on selle sõja tegelikult kaotanud, ta on selle ammu juba kaotanud, aga praegu on see murdepunkt, meie propagandistid, saksad ja muud ajavad muidugi meile täielikku pläma siin. Jah, venelased kannavad kaotusi, loomulikult kannavad kaotusi. Venelased kandsid kaotusi ka Berliinis. Oi, kuidas sakslased tapsid neid. Tuhandete ja tuhandete vankade kaupa sakslased tapsid veel Berliinis venelasi.
aga kes vallutas Berliini lõpuks? Venelased. Kes sõja võitis, jah. Et noh, niisuguse totra propagandaga, kuidas venelased kannavad kaotusi, võiduhind on, edasiliikumise hind on talumatult kõrge. See venelastel alati on talumatult kõrge. Ja nad on ikkagi võitnud. Et küsimus on ikkagi see, mida ütles veebruaris, kui Zelenski selles skandaalsel kohtumisel Valges Majas oli, kus ta sisuliselt välja visati. Trump ütles talle, ma püüan sulle päästa su riiki. Tee rahu. Ja Zelenski ei ole eurooplaste, eriti brittide ja prantslaste tagant nügimise tulemusena ei ole seda rahu olnud valmis tegema. Ei ole leppinud sellega, et Donbass ja Lugansk ja Krimm on läinud. Ja nüüd kaotab ta veel rohkem. Nüüd ta kaotab kogu vasakkalda Ukraina. Kogu vasakkalda Ukraina venelased võtlevad ära. Ja ütlevad veel mida? Ütlevad, aga sellega ei lõppe. Natsistlik režiim, noh, kasutame venelaste, ma ei pea Zelenski režiimi natsistlikuks režiimiks, aga kasutame venelaste terminoloogiat. Natsistlik režiim tuleb asendada Venemaa suhtes neutraalse režiimiga. Ühesõnaga, mida venelased ütlevad? Ütlevad väga selgelt ära, me vallutame ära pool Ukrainat ja tahame nukuvalitsust. Ja minu meelest, kuna Zelenski ja eurooplased ei ole kuulanud, mida Trump on öelnud, siis venelased pressivad sellega edasi seni kaua, kuni ameeriklased ütlevad, et nii, aga nüüd ma enam nõus ei ole. Siit maalt ja kaugemale enam ei tule. No mina vaatan seda, esiteks minu arust Trump on jälle oma kaardid väga hästi siin mänginud, et ta tõesti proovis teha rahu sellel positsioonil, kus ukrainlastel oli veel seis enam vähem viisaks, noh, loomulikult ei olnud ukrainlastel ka aasta alguses lootust võtta tagasi Krimmi või Donbassi, aga kui siis oleks rahu saanud, oleks 10 000, võib-olla 100 000 ukrainlased ellu jäänud ja territooriumi edasisi kaotusi ei oleks pidanud taluma. Noh, sellele peale eurooplaste ja siis Zelenski nii-öelda ühisrinne tegid Trumpile suure häbi, et nii ei tohi ja sundisid Trumpi muutma käiku. Ja Trumpi käigu muutus on olnud minu meelest väga mõistlik, et ta on öelnud, et okei, me anname relvi ukrainlastele, kui tahate, aga te peate kinni maksma selle. Kas maksavad ukrainlased ise, maksavad eurooplased ukrainlaste eest, vahet ei ole, me anname relvi. Vahepeal isegi arutati, et annavad Tomahawke, aga selle peale venelased ähvardasid päris valusate vastukäikudega, mille peale see jutt lõpetati ära. Aga Trump on nii-öelda näidanud, et ta on valmis suurendama survet venelastel, on kehtestanud väga karme ja väga tegelikult tõhusaid sanktsioone venelastele. No venelased ägavad ikka. Kiunuvad selle käes. On siin tuumakatsetusi teinud, tuumapommitajaid liigutanud, et ta on tegelikult seda survet suurendanud. Aga ta on et keegi ei saa öelda, et ta ei ole Ukraina toetuseks teinud vajalikku. Aga mida ta ei ole teinud, mida ta oma valijatel lubas, tema ei ole raha juurde valanud sinna. Aga ta on ka valijatel lubanud, et ta sõtta ei vii Ameerika. Ja need on kaks asja. Ja ütleb, eurooplased, teie tahate seda sõda, nüüd makske ja nüüd on niimoodi. Eurooplased läksid eelmisel nädala lõpul täiesti tülli ja kukkus täiesti kokku nende värk. Kui nad üritasid kokku leppida seda, et nad need konfiskeeritud Vene varad võtavad kasutusele ja annavad selle raha Ukrainale, et Ukraina saaks sõdimist jätkata. See lihtsalt on võimatu sel lihtsalt põhjusel, et kui eurooplased otsustavad, et me võtame teiste riikide või teiste ettevõtete või mujalt maailmast pärit, aga miks mitte ka oma kandi inimeste ja ettevõtete raha, mis pangaarvetel seisab, lihtsalt võtame ära. Sellepärast, et meil on praegu raha vaja. Mis õigusriigist me räägime, mis lepingute kindlusest, mitte ükski investor ei tule enam Euroopasse, mitte ainult väljaspoolt Euroopat, vaid ka Euroopa sees olevad investorid võtavad ju kõik oma raha ja viivad, ma ei tea, kas või Abu Dhabisse või ma ei tea, kuhu iganes, Ameerikasse või Lähis-Itta või Hiinasse. Siin ei saa, riik päise päeva ajal võtab sul raha ära, kui nad võivad seda ja saavad seda teha Vene rahaga, siis nad võivad seda teha ükskõik kelle teise rahaga. Ja see on see põhjus, miks neid konfiskeeritud või külmutatud varasid ei konfiskeeritud praegu, sest Euroopa majanduses tekiks üleöö absoluutne finantskriis, pangad variseksid kokku, ettevõtted variseksid kokku. See on see, mis juhtuks. Kaja Kallased teeks selle ära. Jaa, aga on ka terve mõistusega inimesi. Ei saa seda teha. See raha, mis neil oli plaanis anda Zelenskile,
seda raha ei ole ja nüüd on Euroopas uus plaan välja hautud. Võtame ühislaenu, mille tagasimakse jääb liikmesriikidele. No sellega jälle ei ole terve no selle nõus. Tõlgime ära raadiokuulajatele. See tähendab, kallid sõbrad, et meil tulebki pärandimaks, meil tuleb kinnisvaramaks, meil tuleb, ma ei tea, mis mütsi ja habememaks. Et see tähendab meile tohutu maksukoormuse kasvu. Sellepärast, et Ukraina peab selle sõja võitma. No ta ei võida. Aga meid tehakse vaeseks ikka. Ja selle käigus antakse ära Euroopa Liidule õigus, mida neil kunagi ei ole olnud. See on liikmesriikidele võlga tekitada, et Brüssel saaks raha kulutada. Vot seda ei ole varem olnud ja nüüd tahetakse seda teha selle ikka Krim naše jutuga. Seda ei tohi lubada juhtuda. Aga meie valitsus on kõigega nõus, see on selge. No ütleks selle peale, et ikkagi Euroopas on ka ühisrinne selle vastu ja selle ühisrinde liider on Orban, keda kõik kohutavalt vihkavad Euroopas, aga seal ei ole mitte ainult Euroopa, seal on nüüd ka Tšehhid, seal on Slovakid ja seal on Itaalia. Ja nüüd on selles ühisrindes ka Belgia ja natuke Holland ja natuke Rootsi ja natuke Soome. Et ei ole niimoodi, pooled hoobised võivad seal märatseda, aga neil on ka ühisrinne vastas. Saateaeg sai läbi, täname kõiki kuulamast, kuulake meid ikka jälle järgmisel nädalal ja siis on uued teemad. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetis treradio.ee ja uueduudised.ee.